Palju aastaid tagasi elasid ühe idamaa linnas kaks venda, Ali Baba ja Kassim. Ali Baba oli töökas ja aus, Kassim aga ahne ja õel. Kassim võttis kogu nende teenitud raha endale, nii et Ali Baba sai endale vaevu süüa osta. Ühel päeval, kui Ali Baba endale metsas söögipoolist otsis, kuulis ta veidraid hääli. Ta piilus puude vahelt ning nägi 40 kurja näoga röövlit suuri kotte tassimas. Eluga nüüd, me peame selle varastatud kulla kähku võlukoopasse viima, hüüdis röövlite pealik. Röövlid seisid kaljuseina ääres ja Ali Baba ei näinud selles mingit avaust. Seesam avane, hüüdis pealik. Kaljusein liikus ning sellest avanes uks koopasse, mis oli täis varandust. Röövlid viisid kulla koopasse ja pealik hüüdis. Seesam sulgu. Kaljusein läks kinni ning röövlid lahkusid sealt naerusui. Kui röövlid olid ära läinud, seisis Ali Baba kaljuseina ette. Seesam avane, hüüdis ta ja kaljusein liikus paigast, paljastades võlukoopa. Koobas oli täis kulda, kalliskive ja kõiksugu muid aardeid. Ali Baba pistis mõned mündid taskusse. Ta tahtis koju tagasi minna, kuid nägi, et kaljusein oli tema selja taga kinni vajunud. Seesam avane, hüüdis ta ja koopauks läks lahti. Ali Baba jooksis koopast välja ja hüüdis. Seesam sulgu. Ning kaljusein vajus jälle kinni. Kui Ali Baba koju jõudis, uuris Kassim temalt kohe. Kust ta mündid oli saanud? Ali Baba rääkis vennale vastumeelset röövlitest, koopast ja võlusõnast. Ahne Kassim tahtis kogu varanduse endal saada. Samal õhtul läks ta koopa juurde ja hüüdis. Seesam avane. Koobas avanes ja Kassim tormas sisse. Ta toppis kõik taskud varandust täis ja avastas siis, et uks on kinni. Ma ütlen lihtsalt jälle salasõna, mõtles ta, kuid ta oli salasõna ära unustanud. Seesamune avane, proovis ta. Avane seesamane, kuid kaljusein ei liikunud paigast. Kassim jäi terveks ööks koopasse kinni. Järgmisel hommikul jõudsid röövlid koopasse ja leidsid sealt Kassimi. Tahtsid meie varanduse pihta panna, küsis pealik. Siduge ta kinni ja jätke siia, hüüdis ta oma meestele. Ali Baba oli venna pärast mures ja ta läks teda otsima. Ta ütles salasõna ning sisenes koopasse. Kassim lebas kinniseotult maas. Ali Baba vabastas venna ja nad olid just koopast põgenemas, kui röövlid kohale saabusid. Ali Baba ja Kassim kihutasid röövlite eest linna ja neile õnnestus turuplatsil vehkat teha. Sama päeva õhtul aga märkas röövlite pealik vendi nende kojumajja sisenemas. Täna õhtul, kui nad magavad, tuleme tagasi ja võtame nad kinni, ütles röövlite ninamees. Ta tegi vendade ukse peale ristimärgi, et õhtul maja ära tunda. Õnneks nägi Kassimi nutikas teine tüdruk, Morgiana, kuidas röövlipealik ukse ära märgistas. Ta rääkis sellest ka Ali Babale. Mul on üks mõte, ütles Morgiana. Ta käis ümbruskonnas ringi ja joonistas iga maja ukse peale ristimärgi. Kui röövlid õhtul linna jõudsid, ei suutnud nad õiget maja kuidagi leida. Röövlid jäid valvesse ja nägid hommikul majast lahkuvat Ali Babad. Nüüd tõmbas pealik nende maja ukselevele noaga kriipsu, kuid ta ei olnud arvestanud nutika Morgianaga. Neiu tõmbas iga naabermaja ukselevele kriipsu ja õhtul ei teadnud röövlid jälle, milline on õige maja. Nüüd oli pealik juba vihane ja tahtis kogu hingest Ali Babad ja Kassimi kinni võtta. Tal tekkis kurikaval plaan. Ta ostis varastatud kulla eest 40 suurt savipotti. Röövlid ronisid pottidesse, pealik asetas need suurele kärule ja läks turuplatsile. Ise rietas ta end kauplejaks ja jäi ootama. Peagi möödus temast Ali Baba. Kulla härra, mul on 40 suurt savipotti oliiviõliga, millele ma pean koha leidma. Kui te oleksite nõus neid ühe päeva oma kodus hoidma, annan ma teile kuldmünti, ütles pealik. Muidugi olen. Savipotid viidi vendade majja ning kui Ali Baba lahkus, ronis pealik viimasesse tühja savipotti.
röövlitel oli plaan veel samal õhtul Ali Baba ja Kassim kinni võtta. Kuid jällegi oli Morgiana neist targem. Ta ütles Ali Babale, vargad on savipottide sees. Ali Baba, Kassim ja Morgiana sirusid pottidele kaaned peale, nii et need ei saanud enam seespoolt avada. Nad tõstsid potid käru peale ja suundusid linnast välja. Röövlid said aru, et neid viiakse kuhugi. Nad karjusid ja üritasid pottidest välja pääseda, kuid see ei õnnestunud. Ali Baba sõidutas käru kõrge mäe otsa. Vennad koos Morgianaga lükkasid seejärel kõik savipotid mäe otsast alla. Potid veeresid ja veeresid, kuni purunesid lõpuks mäe jalamil kildudeks. Vargad olid niivõrd ehmunud, et põgenesid sealt kus seda ja teist, ning keegi pole need sest peale enam näinud. Ali Baba ja Kassim võisid nüüd võlukoopa varanduse omavahel ära jagada. Ali Baba oli aga Morgiana nutikusest nii võlunud, et ta palus tema kätt. Nad abiellusid ja elasid õnnelikult oma elupäevade lõpuni.